No Kaaska, mis sa ütlesid, et kuidagi väga lihtsalt tuli see mäng ära, et olete ise ka üllatunud või? Kas ta lihtsalt tuli, aga saime alguses hästi käima ja täitsime treeneri poolt etteantud juhised kõik. Nii nagu kaitses oli vaja ja rünnakul küll eksisime mõningad hetked, lihtsad hetked, aga muidu oli hästi kõik alguses. Ja siis sellega ka tekkis 10 punktile vahepoolajaks ja kolmanda veerand ajal sain eest ära mängu. Ja kas peale seda Valmiera mängu oli nagu sükust hirmu või krampi ka sees, et seal mängisite ikka outsideri vastu suhteliselt kesiselt, et nüüd võis nagu eeldada, et võib-olla oletegi suhteliselt kehvas seisus või? No Valmiera mäng oli meil üldse, ma arvan, et selle hooaja kõige halvem mäng rünnaku lahenduste poolest. Alguses me ei saanud rünnakut käima, me ei visanud palli sisse ja sellega, et sellega nagu niisugune väga halb algus. Aga seda hirmu olnud, et see on tänaseks üle kandnud on midagi selline kehva mäng? Ei olnud. Ma arvan, et see on, et niisugusi mänge nagu Valmieraga tuleb ikka ette hooaja keskel, et ühest mängust ei saa mingisuguseid järeldusi teha. Ja hakata kartma, et nüüd on kõik niisuguse algusega mäng. Kuidas sa ise tunned, et nüüd sinu roll on siin ikka kõvasti suurenenud ja oled päris hästi mänginud ka, et mis nüüd selle tõukes andis, kas see, et sul on antud nüüd võimalus või see on emotsiooni pealt rohkem tulnud või olidki nagu valmis, et ennem oli see ala kasutatud või? No eks ma olin valmis selleks, et Janar võib ära minna ja minu kasuks räägib praegusel hetkel see, et see koht vajab täitmist ja minu roll ja tähtsus on kindlasti sellega meeskonnas tunduvalt tõusnud. Ma üritan anda endast parima nii palju, kui ma oskan ja pingutan, et olla Janarile kui Janarile sama võrdväärne nii-öelda täiendus ja võistkonnale sama kasulik kui Janar. Triobet.